Ilusat teisipäeva hommikut, taas kord aeg tegutsemisampsuks ja minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest. Ja igal teisipäeval kell 10, juba peaaegu varsti aasta aega oleme teinud tegutsemisampse veebikool ettevõtjatele Facebooki grupis. Nii et kui sa ei ole veel grupi liige, siis tule liitu ja saad neid laive otse vaadata ja küsida küsimusi. Ja mul on nii hea meel tutvustada enda armast klienti Kristit, kes on siis Erilo koolituste üks koolitajatest. Ja meil oli hästi vahva selline kokkusaamislugu ka, et mäletan, kui mul oli laps, oli väikene, siis ikka oled mures, kas kõik keeleliselt areng vastab normidele. Ja siis ma tegin ühe logopeediga kõne ja ta soovitas edasi, et jälgi Erilo Instagrami kontot, et neil on nii palju head infot seal, et sellised minivideod, kuidas midagi teha, kuidas lapsega suhelda, kuidas mingeid asju teha. Ja ma hakkasin jälgima, mingi paar kuud jälgisin ja siis kirjutab mulle Kristi, et tere, Triin, meil oleks sinu teenuseid vaja. Et see oli nii vahva, kuidas sotsiaalmeedia meid tegelikult nagu ühendas ja nüüd juba paar aastat oleme koostööd teinud. Tere tulemast, Kristi. Tere, mul on väga hea meel, et Triin kutsus mind või meid Erilona siia rääkima. Mina ise olen siis eripedagoog hariduselt ja töötanud erinevates valdkondades, et nii siis koolis õpetajana, ülikoolis õpetanud üliõpilasi, tulevasi õpetajaid ja eripedagooge. Ja ühel hetkel ma tegelikult sain aru koos oma siis endiste kursakaaslastega, et oleks vaja nagu veel midagi, et tahaks nagu midagi päriselt anda, et noh, kui sa töötad ikkagi nagu riigiasutuses, siis sul on ikkagi mingid kriteeriumid ees, et sa ei saa ise valida seda, mida sa teed, aga kui sa oled ettevõtja, siis sa saad ise otsustada, milliseid koolitusi sa teed. Et sealt tegelikult see Erilo alguse saigi. Ja kui tulla selle tänase teema juurde, et ma näitan teile, kuidas siis videokoolitusi Thinkific'i lisada, et siis alguses, kui me 3,5 aastat tagasi alustasime, siis me tegime pigem sellised natukene nagu lühemad koolitused, et see ühe koolituse pikkus oligi 45 minutit. Me filmisime seal uhke kaameraga sisse ja tegime kõike kenasti ja siis me tegelikult panime need Google Drive'i ja jagasime lihtsalt linke. Aga siis ühel hetkel me saime aru, et oot, see ei tööta, et esiteks koolitused venisid pikemaks. Ja me nägime, käisime ise ka erinevatel teistel koolitustel, kus me nägime, et on vaja teha hästi nagu väikesteks sammudeks. Et seesama, mida ma eripedagoogina kogu aeg räägin, et sa pead tegema juppideks. Samamoodi, et meie kliendid olidki need väikeste laste vanemad, näiteks nagu Triin, eks, et kes just vajasid seda, et tal ongi see uneaeg või laps ärkab, et see 15-20 minutit on see maksimaalne aeg, kui pikalt ma saan seda asja vaadata. Ja siis ma pean saama teha pausi. Aga kui sul on mingi 4-tunnine video, siis noh, kuidas sa tead, kus sa nüüd pooleli jäid, aga kui sul on see keskkond, siis seal täpselt näed, kus sa pooleli jäid, et see on nagu väga hea lahendus, kuhu siis niimoodi juppide kaupa neid asju üles panna. Et see oligi praktiline vajadus tegelikult, et tõesti pärast see riie üles, kus sa jäid, võib-olla jääb lihtsalt see läbimata või hakkad, Just. lihtsalt ajakulu on nii suur, et selle tõttu kolisite üle, jah? Jaa. Aga siis võimegi minna koolituse juurde. Kristi tegi siin sellise pisikese video, kus ta näitab ära, kuidas siis Thinkificuga alustada. Nii. Et alguses muidugi kõik peavad endale konto looma, seda me siin ei näita ja see tegelikult on ka see, et proovimise mõttes on siis 30 päeva tasuta ja see siis alguses ka esimene selline odavam pakett on seal 36 eurot kuus. Noh, meil on natukene nagu edasi jõudnud pakett, et siis on see meil on 97 eurot kuus ja mida sa selle eest saad, on tegelikult sa saad põhimõtteliselt omale kodulehe, nagu siin ka on juba näha, et sa saad omale sellise domeeni, on siis erilo.thinkific.com, et sa saad oma nime sinna, kui sa maksad veel rohkem, siis sa saad selle Thinkific'i sealt ka nagu eemaldada. Aga kõik sinu loodud koolitused lähevad siis sinna ühele lehele kokku, et see on selline koolitusplatvorm. Ja kui sa tahad siis hakata koolitusi lisama, siis sa pead minema sinna admin lehele nii-öelda. Ja see koolituste lisamine on ka tegelikult hästi lihtne, et siin natukene on näha ka neid erinevaid koolitusi, mida meie siis oleme juba teinud. On ka see võimalus,
et ai aitab sul seda koolitust luua, aga meie oleme tavaliselt oma koolitused teinud nii, et meil on ikkagi see sisu peatükkide kaupa juba välja mõeldud ja ka siin ongi väga lihtne siis hakata seda sisu just peatükkide kaupa looma. Ja noh, tavaliselt ikkagi esimene ongi selline sissejuhatuse peatükk, lisad selle esimese peatüki sinna, salvestad ära. Ja mina tavaliselt teengi nii, et ma lisangi kõik need nii-öelda peatükid, mis mul ka endal siis näiteks on Exceli failis kirjas, et näiteks ongi siin see sissejuhatus on esimene, siis järgnevalt näiteks tuleb siis juba selline teemaplokk. Ja kui ma kõik need olen tegelikult siia ära sisestanud või lisanud osade kaupa, siis alles siis ma hakkan seda peatükkide sisu sinna täpsemalt panema. Noh, nagu näha, siis tegelikult see peatükkide lisamine, see on hästi lihtsaks tõesti tehtud, ei midagi keerulist. Ja mulle meeldib, et ma ikkagi panen, et ongi see esimene osa, teine osa, kolmas osa, et siis on ka nagu hea vaadata. Ja siin on nüüd edasi näha siis, kuidas saab videod lisada, sealsamas iga selle ploki all sa saadki neid add lessons, kus sul on siis tohutu valik erinevatest võimalustest ja siin on siis üks võimalus on selle video lisamine. Ja siin on näha ka see, et näiteks need videod, mida meie oleme siia lisanud, et ma olen tegelikult neid juba siia nii-öelda portaali eelnevalt pannud, sest et kui ma iga kord hakkan siia selle kursuse raames seda videot lisama, siis läheb natukene laadimisega rohkem aega, et ma soovitan sinna videopanka nii-öelda need enne ära laadida. Aga siin sa natukene juba näed ka, et missugune see välja näeb, sa saad lisaks sellele videole lisada siia ka teksti alla. Et noh, olenevalt siis sellest, et mis sinu jaoks see oluline on. Et kui me räägime sellest sissejuhatavast osast, siis tavaliselt meie selline sissejuhatus ongi, kus me räägime siis sellest, et mida sa sellelt kursuselt üldse saad, kuidas see kursus on üles ehitatud, võib-olla ka seda, kuidas sa saad ise õppida. Ja see võib-olla võib olla ka selline, et seal on need linnukeste kohad, et make a free preview lesson, et pärast te näete õpilase vaatest, et kuidas see on siis ka nii-öelda tasuta inimestele juba ette näha, et muidu on see, et inimene ei tea, mis ta ikkagi sealt koolituselt päriselt siis saab. Ja alati, mida meie näiteks sissejuhatuse plokki veel lisame, lisaks sellele enda ettevõtte tutvustusele ka muidugi ja sellele koolituse tutvustusele on tegelikult Thinkifici keskkonnajuhend. Et siin ma panen küll ühe teise video siia näitena, aga tegelikult Thinkificil endal on selline keskkonnajuhend ka videona, mis alati ma soovitan ka siia sissejuhatusse panna, et inimestel oleks siis lihtne selles keskkonnas opereerida. Ja mis me veel alati siia sissejuhatuse juurde lisame, siia nüüd ma valisin PDF-i, mitte nüüd video lisamise, on siis näiteks see, et kas siis koolituse töövihik või siis mingisugused slaidid, et need saab samamoodi siis panna kas oma arvutist laadida, sa võid kohe siia lingiga panna ja nii edasi. Ja siin on ka tegelikult kaks varianti, et siin hetkel ma näitan siis sellist varianti, kus sa siis panedki selle PDF-i. Teine variant on, et sa paned nii-öelda alla laetava asja, kuigi seda saab ka alla laadida, aga lihtsalt teises pooles te näete, et mille poolest need õpilase vaates siis erinevad. Ja nüüd ongi see sissejuhatuse plokk nii-öelda valmis, et seal on see tere tulemast kursusele, meie tutvustus, koolituse tutvustus, keskkonna tutvustus ja siis me anname juba need olulised materjalid, mida inimene peaks siis kätte saama. Ja siin näitab siis veel, kuidas me veel saame erinevaid videosid lisada ja ka võib-olla siis sisuliselt sinna alla kirjutada näiteks, et mida sa siis selles loengus teada saad. Ja näiteks meie lisame ka selle, et kui inimesel tekib küsimusi selle videoloengu kohta, et siis ta saab esitada meile need küsimused, aga kõige mugavam meie jaoks on olnud selline Google Formsi link, mille me tegelikult siia siis oleme juurde pannud ja pärast siis ka need seal Google Formsist on väga lihtne neid küsimusi vaadata ja inimestele siis vastata. Ja noh, loomulikult siin ka igasugused sellised muud tööriistad, mida sa selle tekstiga kõike teha saad. Ja see make this prerequisite, see on ka hästi oluline, kuna meie koolitused, me väljastame oma koolituse eest inimestele ka tunnistused või siis tõendid, ehk me tegelikult kontrollime seda, kas ta on kõik need läbinud, need koolitused või kõik need osad ja ta ei saagi enne minna järgmise osa juurde, kui tal eelmine on vaadatud.
sest et meie koolitused on ikkagi üles ehitatud sellele, et need neid peaks nagu järjest vaatama. Nii, siin on veel siis erinevate videote lisamist, aga mis on veel võimalik siis sinna panna? Et näiteks sa võid panna ka hoopiski sellise tekstikastina, et sa ei peagi panema sinna seda videot või PDF-i, vaid sa saad siis konkreetselt panna ka lihtsalt mingisuguse kirjelduse, mis siis tekstina ilmub sinna, et vastavalt siis sellele vajadusele, et kui ongi mingisugune praktiline ülesanne, kus inimene lihtsalt peab mõtlema, aga sa tahad seda nagu eraldi välja tuua, et see ei ole justkui selle video all, vaid see ongi seal eraldi nii-öelda plokina, et siis inimene ka pärast näeb, et mul see plokk on nüüd ka tehtud, et muidu kui sa paned selle video alla, siis juhtub see, et inimene vaatab, video on tehtud, aga see ülesanne mul tegelikult tegemata, et siis pigem soovitan selle ülesande ka siis eraldi panna. Ja siin on natukene siis näha seda, et tegelikult me saame ka sellist testi seal luua. Nagu ma ütlesin, et meie ka peame kontrollima seda, et kas inimesed on selle läbinud, siis me teeme neile ka pärast testi, et siin saab teha nii selliseid teste, kus me siis tõesti saame vaadata, et kas ta on 100% saanud või mitte. Ja nii, tahtsin testide kohta oli midagi öelda, juba mõte jooksis ära. Jah, et võimalik on ka see, et me tegelikult mõnikord saadame siis pärast seda testi või pärast koolitust siis inimesele eraldi testi, aga on võimalik, et sa paned siis siia nii selle harjutava testi kui ka see, et tegelikult selle testi põhjal sa saadki öelda, et jah, see inimene ta on koolituse läbinud ja ta on kõik testid sooritanud ja me päriselt võime talle selle tunnistuse väljastada. Ja siin oli natukene siis näha ka seda, et tavaliselt meie koolitused lõpevad sellega, et seal on selline nagu disclaimer, tahaks öelda, või selline hoiatus, et need materjalid on siis mõeldud kasutamiseks koolitusel osalejale isiklikuks otstarbeks ja nende jagamine on keelatud, sest et väga palju me ikkagi kuuleme seda koolitajatelt ka, et keegi teine on võtnud nende materjalid ja siis hakanud ise sarnaseid koolitusi tegema, aga see natukene siis võiks sind justkui kaitsta. Ja see ka siis jällegi, et see kindlasti on selline vajalik. Ja seal on ka see survey nupp, mis tegelikult on mõeldud pigem selleks, et inimene saab anda su koolitusele tagasisidet. Et see ei ole nüüd selline nagu kontrolli funktsiooniga, vaid pigem siis tõesti sellise ka sinu enda arengu mõttes, et kuidas sa saaksid seda koolitust siis veelgi paremaks teha. Aga nüüd nagu näha, siis see koolitus on nii-öelda valmis saanud, kõik need 4 peatükki koos sisudega on sinna lisatud ja saab minna edasi siis järgmise ploki juurde, et see esimene oli see curriculum ehk siis õppekava, nüüd on settingutes, kus sa saad siis lisada sellele pealkirja, sa saad eraldi siis seadistada seda, et missugune see veebiaadress on. Ja siin on ka siis private ja hidden course, näiteks meie puhul nii, et meie puhul on oluline see, et me teeme kursusi ka inimestele, kes ei osta otse siit keskkonnast, vaid näiteks asutused, kellele me peame saatma lingi ja me ei taha, et nad siin, me kuvaksime neid oma sellel Thinkifici lehel, et siis seal on oluline teha see õige valik. Ja loomulikult sa saad siin lisada igasuguseid pilte, seda oma kursuse tutvustust, et kui sa siin selle ära lisad, siis tegelikult automaatselt genereerib selle põhjal sulle juba sellise kursuse kodulehe nii-öelda siis. Ja siia ka siis ise saad vaadata ja mõelda, et mis on sinu jaoks see kõige olulisem info, et siin on näha, et 250 tähemärki, et see ei ole väga palju, sa ei saa öelda. Aga nagu brändi värvid, brändi nagu kõik asjad, et tõesti väga oluline ja vajalik kuvada sellist ühtset ja terviklikku pilti, et inimene tunneks ka teinekord ära, et ta on päriselt sinu koolitusel, mitte mingil suvalisel koolitusel siis. Ja seal on veel siis seal settingute all
praegu on siin oli siis see 100% peab olema siis läbitud, eks. Seal on võimalik ka erinevaid sertifikaate anda kohe välja, et meie seda ei ole kasutanud, kuna meie oleme täiendkoolituse asutus ja me peame eraldi nagunii tunnistused väljastama, siis me seda ei ole seal kasutanud, aga on võimalik ka seda teha, et inimene saab võib-olla lihtsalt sellise tänukirja, et kui ta on nüüd selle koolituse läbinud, kui see tõend või tunnistus ei ole sellisel juhul oluline. Ja hinna osas samamoodi, et noh, kas on siis nii-öelda tasuta kursus või siis seda saab ka siis subscriberite puhul tegelikult kasutada või siis sa teedki, et sul on üks koolitus, see näiteks maksab 45 eurot ja sa saad panna ka selle aja, kui kaua ta saab seda kasutada, et näiteks ongi see aasta aega saab kasutada. Ja kui sa oled selle ära teinud, siis sul ilmub ka see õige link sinna, mida sa siis inimestele saad jagada, et ta õigele lehele läheb. Et see pricing ja see sealt alt on õige koht, kus otsida, et see tasub kindlasti meelde jätta. Et mõnikord meie ka alguses hakkasime nagu mingisuguseid valesid linke jagama. Aga nüüd on siis edasi selle lehe ehitamine, selle kursuse lehe ehitamine. Ja tegelikult, nagu te näete, siis põhimõtteliselt see on valmis, sest et me sisestasime sinna tegelikult juba varasemalt ära need asjad. Nüüd ma lihtsalt käin ja vaatan selle üle, lisan vajadusel mingisuguseid pilte juurde, mõned asjad, mõned pealkirjad teen eestikeelseks. No näiteks seal on see, näe, nüüd tuli see esimesele lehele tuli see meie pilt ka samamoodi. Et siin on ka veel igasuguseid erinevaid asju, mida sa saad muuta, et nagu rohkem veel oma brändi siis siin kuvada, et kõik oleks tõesti sinu ettevõtte nägu. Siin on väga kenasti siis need õppekava, need plokid, et mis me tegelikult ju sisestasime. Noh, nüüd ma siin muudan, et kursuse ülesehitus on meil tavaliselt ja nad kohe muudab siin ära. Et noh, kes on WordPressi või mõne muu kodulehe sellega tuttav, et siis tegelikult see on hästi-hästi lihtne seda teha. Ja isegi kui ei ole tuttav, siis tegelikult see on ikkagi päris lihtne siin opereerida. Nii, ja nüüd on näiteks seal pildi all oli ka selline ingliskeelne tekst, mille ma samuti, mis tuleks siis ära muuta, et noh, näiteks ongi siis info, et sinna saab siis panna seda hinnaosa, mitu tundi see kokku on ja ta automaatselt tegelikult arvestab ka selle, et mitu tundi see video sisu kokku on selle põhjal, mis ma siis olen sisse pannud. Kuna need olid lühikesed, siis seda 1 tundi praegu kokku ei tulnud nende videote põhjal, mis ma siia nagu panin. Ja põhimõtteliselt saigi see siis valmis ja nüüd saab siis tegelikult selle veel ära kontrollida siis õpilase või õppija vaatest. Et seal on ka see enrolled student, see ongi siis see, kes on see õppija, kes on ostnud selle ja nüüd on täpselt näha see vaade, mida see õpilane siis näeb. Et siin on kõik näha see meie pealkiri, koolituse pealkiri, meie enda logo, kuidas kuvatakse neid videosid, mis info tuleb sinna video alla. Ja seal vasakul üleval on ka näha siis tõesti see 14%, et nagu ma enne ütlesin, et see, et ma näen, et kus ma pooleli olen jäänud või kui palju mul tehtud, et mul endale, ma olen hästi visuaalne inimene ja mulle väga meeldib, et seal on see kõrval ja see aitab nagu õppijaid ka kindlasti. Ja noh, oluline on siin see, et kui tegelikult päris õppija on, et siis ta ei saa minna edasi järgmise video juurde, kui ta ei ole seda lõpuni vaadanud, et siis vahepeal ma ka tõmban siin praegu selle nagu näiliselt selle lõpuni, et ta märgiks ära, et see ongi nüüd lõpetatud ja et sa pead panema seal tõesti see jätka. Nüüd siin on näha, et see üks märkamise töövihiku variant, et allalaadimine, et see on nagu selline parem variant, et sa saad kohe automaatselt alla laadida, sest see teine oli kuidagi selline, noh, sa näed seda töövihikut seal justkui seal ekraanil, aga seda on nagu ebamugav vaadata, et mulle endale meeldib, kui ikkagi on pigem siis see alla laetud. Aga kui sa oled ära kontrollinud, et see õpilase vaade on ka olemas, siis sa saadki selle siis aktiveerida, palju õnne ja sinu kursus ongi valmis ja sinna ta kuvas ka tegelikult selle sama aadressi. Ja mida ma siis veel soovitan kontrollida on see, et sa lähed sellest private browserist
kus ei ole sisse logitud ja siis sa näed ka seda, et kui inimene, kellel ei ole veel kontot, et kuidas ta peab minema täpselt, et näiteks kui sa noh, seal on see tere tulemast kursusele, eks, et see tasuta eelvaade, siit sa saad siis osta. Mis on selle Thinkifici puhul, et igal juhul sa pead tegema endale selle kasutaja või siis noh, mugavam, meie soovitame alati läbi Google konto sisse logida, et oleks nagu vähem paroole ja asju meeles pidada ja hallata, et selline. Ja üks asi veel, et meie oleme näiteks pannud, kuna see on justkui eraldi keskkond, see on koolitusplatvorm, siis me oleme ka oma kodulehele pannud, et inimene kiiresti kohe leiaks üles, et ongi meie koolitusplatvorm oli siis meie kodulehel ka selline väike nupuke, mis siis automaatselt toob siia, kus inimene saab siis ennast sisse logida ja siis vaadata neid erinevaid kursuseid, mida me siin oleme loonud. Nii, väga kiiresti ja selge ülevaade, ma loodan, et inimesed, kes vaatavad seda videot või seda meie laivi, et siis saavad kasu sellest endale. Kindlasti alati saab seda videot tule uuesti vaatama, et eriti just siis, kui sa hakati seda tegema, näiteks nagu mine arsti. Just. Tahtsin korra küsida seda ka, et teil on ju koolitusi ongi ka lapsevanematele, õppeasutustele ja ka õpetajatele, et kui praegu meid kuulavad näiteks lapsevanemad, et kas siis need videod ongi siis läbitavad Thinkific platvormil? Ja nüüd ongi nii, et me tegelikult kõik oma koolitused oleme sealt Drive'ist ära kolinud siis sinna Thinkifici platvormile, et isegi needsamad, need, mida me alguses tegime nagu 45 minuti kaupa, et nüüd me oleme aru saanud, et isegi see 45 minutit on ikkagi liiga pikk ja me oleme neid ümber teinud nii, et meil tõesti ongi sellised 15-20 minutilised plokid, mille kaupa sa saad siis seda läbida, sest et noh, me kõik oleme emad ja me tõesti saame aru, et see ei ole nagu realistlik, et või ka need inimesed, kes tegelikult peale tööd siis mingisuguseid koolitusi läbivad, et sa saadki selle väikse jupi võtta, et see tõesti on hästi-hästi mugav. Jah, sest tähelepanu ju ka kipub võib-olla kaduma, kui on liiga pikk video, et siis kui sa näedki, et mul hakkab varsti lõppema, siis sa nagu suudad ennast fokusseerida, eriti tõesti pärast pikka päeva. Võib-olla ei ole mõtet võtta 45 minutit ette, võib-olla 10 minutit on täpselt paras, et ära seedida see ka, mida sa kuuled. Just. Ma jagasin siin kommentaariumis ka teie veebileht, teil on nii ilus veebileht ja tegelikult see mind hämmastas, et Thinkificu leht tõesti, et kui sul ei ole võib-olla ressurssi või aega või tahtmist tegeleda enda kodulehega, aga saad kohe panna koolituse välja, siis tõesti, see nägi välja nagu tavaline koduleht, see Thinkificu platvorm, et saab juba sealt alustada, et ei pea kõik kohe olemas olema. Just, ja tuleb lihtsalt kusagilt pihta hakata, et ei ole vabadusi, et ma ei oska või ma ei tee, et noh, tegelikult ka meie enda kodulehed, et me alguses esimesed tegime ise, siis me oleme natukene kasutanud selle abijõudu, et me oleme ka nagu, ma tahaks öelda, ettevõttes kõik nagu protsessid ise läbi käinud, enne kui me siis oleme seda nagu lisatööjõudu siis kas siis assistendi või raamatupidaja või mingi arendaja näol palganud, me teame päriselt, kuidas asjad käivad ja siis me oskame ka seda tööd väärtustada või hinnata, mida teised siis teevad, kelle käest me seda teenust sisse ostame. Sa tõid nii huvitava punkti tõesti välja, et kui sa oled ise teinud seda tööd, siis sa tead ka, kas kuidas ta hea on teha, siis sa näiteks saad juba juhendi valmis teha samal ajal, kui sa ise seda lisad, et kas siis assistendile edasiandmiseks, et tõesti, siis oskad nagu väärtustada seda aega. Just. Nii armas. Mina muide tegelikult abistan Erilot ka natuke veel assisteerimisega, lisaks raamatupidamisele, et lähengi seda sama asja tegema selle videojuhendi näol, mida Kristi tuli mulle näitama hetkel siin, et kuidas lisada koolitus Thinkificu platvormile. Aitäh sulle, Kristi, et sa võtsid täna aega ja tegelikult ka eile, et sa tegid selle video meile valmis, et on hea kohe näidata, kus midagi asub. Ja aitäh ka vaatajatele ja kui sa meid hiljem järgi kuulad, siis kindlasti anna märku, et tervita meid. See on alati nii tore vaadata ka, kui keegi hiljem vaatab järgi. Aitäh, Kristi, selle. Aitäh. Ja kohtume juba järgmisel teisipäeval kell 10 siinsamas grupis veebikool ettevõtjatele. Aitäh.